senderdus. Ja Piira pääseb löögi! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja. Tervitused 3. poolaja kuulajad. Natukene on taas vett merre voolanud, võib vist niimoodi öelda, ja taas on käes aeg rääkida jalgpalli juttu. Aga mitte jalgpallist, ei taha me täna eelkõige rääkida, vaid räägime hoopis millestki palju olulisemast teemast, mis kõnetab väga paljusid, mis on aja jooksul hakanud kõnetama kindlasti rohkem inimesi. Räägime jalgpallist ka kindlasti, aga lisaks sellele ka erinevatest raskustest, vigastustest ja erinevatest väljakutsetest, millega peab nii profi jalgpallur kui ka üldisemalt ilmselt profisportlane oma karjääri kõrvalt rinda pistma. Ja meil on sellest rääkimiseks külas mees, keda vist võib endiselt nimetada profi jalgpalluriks. On mul õigus, Otto Robert Lipp, tere! Tervist! Ütleme nii, et profi jalgpallurit defineerib see, et tal on olemas leping. Minul seda praegu veel salvestamise hetkel pole, aga loodetavasti see tuleb. Jah, olgu siis ära öeldud, et salvestame seda saadet kolmapäeval 5. märtsil ehk hoiame pöialt. Mis see seis siis praegu ühesõnaga on? Ehk viimased aastad sa oled mänginud FC Kuressaare eest, oled kuulunud FC Flora hingekirja mingi osa ajast, kui ma olen õigesti aru saanud, mingi osa ajast ka Kuressaare nimekirja. Kuidas see on välja näinud? See on jah selline nagu pendeldamine olnud, et ma ju olen Flora noortesüsteemist, mängisin viimased need noorte aastad siis seal Flora duublis ja sealt ma läksin siis laenulepingu alusel Kuressaarde mängima. Ja siis sai minust Kuressaare mängija, siis sai uuesti Flora mängija 8 aastaks ja siis eelmisel aastal olin siis jälle Kuressaare mängija. Ja kogu aeg laenul? Mitte laenul, ma olin laenul siis, kui ma olin Flora mängija. Et siis ma sain Florast nagu seda palka ja siis olin laenulepingu alusel Kuressaares vahepeal mängimas. Sinu esimene hooaeg kõrgliigas oli 2019, see oli juba päris tükk aega tagasi. Ometi pärast siis eelmist aastat, kui sa tõsise vigastuse tõttu ühtegi mängu kaasa teha ei saanud, on hetkel olukord selline, et Kuressaare sulle lepingut pakkunud ei ole, vähemalt kui me seda vestlust siin peame. On see olnud sinu jaoks üllatus või kuidas sa sellele vaatad? No ma ütleks seda, et eks see on loogiline, kuna võib-olla lihtsalt see rahaline seis selles klubis ei ole kõige parem, et võib-olla olete kuulnud ka, et üks nagu tagumise otsa satsides selle rahalise poole pealt. Ja eks siis ongi vaja need valikud teha ja valida mängija, kes eelmisel hooajal mängis 0 minutit, ei tundu nagu kõige targem otsus ja selles suhtes ma mõistad neid? Mõistan neid, jah, täpselt. Lähme natukene ajast tagasi. Sa oled Flora süsteemi kuulunud ikkagi lapsest peale, ma saan aru? No peaaegu täiesti lapsest, jah, et ma läksin Florasse Ooperi jalgpalliklubist ja tegelikult enne seda käisin veel mingites jalkatrennides, mille klubi ma enam ei mäleta ka. Ühesõnaga lapsena täiesti? Ja, et jalkasse ma läksin 3-selt juba. See on isegi, teame neid lugusid küll, kes ütlevad, et nad on 5-selt läinud või niimoodi, aga 3-ne, see on ikkagi umbes vahepeal oled kõndima hakanud ja juba pall jala ees. Ja, et mul oli suur soov ja vanemad nagu panid mind jalkatrenni ja nii see läkski. Oled sa selle nii-öelda Flora süsteemi kuulutud, siis ma saan aru nüüd peaaegu 20 aasta jooksul.
oled sa nii-öelda kogu aeg olnud klubiga seotud, isegi nendel nii-öelda Kuressaare perioodidel, kuidas Flora sinu kui mängija eest on hoolitsenud? No kui palju seda kokkupuutepunkti üldse niimoodi viimastel aastatel on olnud, kui sa teises võistkonnas tegelikult mängid? no tegelikult otseselt ei ole, et muidugi me treenime A. Le Coqil ja iga päev kõnnime sellest Flora kontorist nagu mööda ja eks ikka vahel nagu näen neid Flora töötajaid ja tervitan neid ja vahel nagu räägin paar sõna juttu. Aga muidu sellist, et saaks kokku ja arutaks mingisuguseid tulevikuplaane, et seda nagu pole olnud. Ja sellisel kurioossel kombel, kui ma hakkasin siin vaatama nii-öelda saatele natukene eeltööd tehes, et mis on olnud sinu nii-öelda premium-liiga hooaegade siis statistika või mingisugused säravamad hetked, siis üks kõige säravamaid hetkesid oligi just Flora vastu. Meenuta seda 2021, kui ma ei eksi, sügisel lõid 2 väravat ja siis röövisid koduklubi nii-öelda. Et Flora vastu mul on alati olnud selline mingisugune teistsugune tõestamistahe ja need mängud seal A. Le Coq Arenal on alati olnud minu jaoks erilised ja mul on olnud mingisugune teistsugune energia seal. Ja selles mängus see oli siis 2021 ja ma olin mingisugune 3-4 kuud varem sellest alles teinud oma esimesed mängud pärast seda ristatsideme vigastust, mis 2020 juhtus. Ja läksin lihtsalt mängu ja söödeti mulle pall seal keskväljal ja hakkasin lihtsalt minema ja tekkis selline hetk, kus ma olin täiesti kohal ja õnnestus nagu täitsa sinna värava ette minna ja see pall nagu sisse lüüa. Ja see teine värav juba, üldse see olukord seal kasti peal tekkis minu jaoks väga ootamatult, aga sain selle löögi väga hästi tabatud ja võrgust see maandus ja oligi seis 2-2. Sa ikkagi kirjeldades seda kuidas sa seda olukorda kirjeldad, sulle kohe suunurgad lähevad ülespoole ja seda on nagu ääretult tore näha selles mõttes, aga teisalt jällegi, kui ma vaatasin sinu nii-öelda premium-liiga hooaegade statistikat, siis praktiliselt kõik hooajad, kus sa oled mänginud, sa oled ka väravaid löönud, aga paraku neid mänge on paganama vähe olnud. Kui ma nüüd õigesti kokku lugesin, paranda mind, kui ma eksin, aga 6 hooajast, mis sa oled premium-liiga võistkonna nimekirjas olnud, on 1 hooaeg olnud tegelikult täishooaeg, kus vigastused ei ole seganud. On mul õigus? Ma kardan, et sul ei ole õigus, sest et mul endal ei tule küll meelde sellist hooaega, kus ma oleksin saanud täiesti vigastuste vabalt mängida. Et 1 hooaeg minu jaoks on niivõrd pikk periood, mille jooksul mul alati on tulnud mingisugune tagasilöök. Ma mõtlesin, pidasin silmas 2022, 32 mängu, 7 väravat. Okei, 2022. Jääb meelde? Ei, selles mõttes just see kindlasti ka nagu näitab midagi, ma arvan, selle kohta, millest sa oled läbi tulnud, just selles mõttes räägi natukene sellest, kuidas see nii-öelda sinu ja vigastuste teekond alguse sai, mis oli su esimene sellisem tõsisem vigastus, millega sa rinda pidid pistma? No mul selliseid vigastusi tegelikult on olnud lapsest saati juba väga palju, et ma olen olnud väga liikuv, kogu aeg väljas käinud, palju rattaga sõitnud, palju igast pahandust teinud, mille eest võib-olla keegi on mind karistanud, et selliseid asju on nagu juba lapsepõlves väga palju ette tulnud, aga jalgpalliga seoses on nagu selliseid pisemaid, tõsisemaid vigastusi, mis on kestnud selline paar kuud, on olnud
ikka omajagu, aga noh, esimene selline väga pikk vigastus juhtus siis 2020, kui meil oli koroona aasta ja see juhtus täpselt pärast seda koroonapausi, kui oli 3. mäng. Et mäletan seda, et teine mäng meil oli Narva Transiga ja see mängu käik oli selline, et me jäime kohe 2-0 jäime kaotusseisu ja poole lõpus siis mul õnnestus üks värav tagasi lüüa. Ja teisel poolajal siis lõime meeskonnaga veel 2-2 ja mängu lõpus siis õnnestus mul sööta pall Joonas Soomrele, kes siis võiduvärava nagu lõi. Aga see mäng oli mulle füüsiliselt üliraske ja mäletan, et järgmisel päeval mul oli valus ennast isegi liigutada ja ülejärgmisel päeval, mis oli siis juba mängueelne trenn, oli seisund täpselt sama, et oli valus ennast liigutada ja ei olnud nagu sellist tunnet, et ma üldse suudaks nagu homsele mängule minna. Aga pidime minema ja see oli Tartu Tammekaga ja olin jälle põhikoosseisus ja isegi mul õnnestus esimesel poolajal viia siis oma meeskond 1-0 ette ja poolajal ma olin lihtsalt niivõrd väsinud, et ma tahtsin öelda treenerile, et palun võta mind välja, et ma lihtsalt ei suuda enam mängida. Aga noore mängijana mul ei olnud sellist julgust, et seda öelda ja siis ma jätkasin mängu kuni siis selle hetkeni, kui umbes 70. minutil sellise vale ja nagu nõrga sammu tagajärjel juhtuski esimest korda see ristatsideme vigastus. Oli see tol hetkel, said sa kohe aru, et midagi on nüüd väga pahasti? No see oli niimoodi, et ma tundsin, et mul käis põlves raks läbi ja mul oli, ütleme, esimesed 2 minutit väga valus. Aga siis see valu läks üle ja ma sain omal jalal ära kõndida sealt platsi pealt. Ja mulle endale nagu tundus, et midagi hullu pole, et äkki mingisugune 2 nädalat nagu taastun sellest, et lihtsalt natukene midagi nikastasin ära. Aga siis saatis füsioterapeut mind uuringutele ja siis oli MRT-s vaja käia ja siis ma juba vaikselt sain aru ka, et mis mind nagu ees võib oodata. Ja kui ma siis lõpuks nagu saingi teada, et mind ootab ees operatsioon ja 9 kuu pikkune taastusperiood, siis oli ikka väga, väga valus. Mis hetkel sa esimest korda aru said, et võib-olla need vigastused hakkavad tõesti su karjääri niimoodi segama, et sa, nagu sa ise viitasid, ei saagi mitte ühtegi täishooaega sisuliselt teha niimoodi, et sul ei oleks mingil hetkel väga-väga valus või sa ei oleks väga pikalt audis? Tead, ma ei olegi päris niimoodi sellele mõelnud, aga eks ma sain juba enne seda esimest ristatsideme vigastust aru, et kuidagi tuleb neid ja lihtsalt nagu tulebki, et suuremad mängijad kehtestavad minu vastu ennast ja lihtsalt see on nagu paratamatus. Aga jah, nüüd, kui mul see teist korda juhtus, siis ma nagu olen oma tervise peale hakanud rohkem mõtlema
ja nüüd on küll nagu küsimused, et kas on üldse mõistlik tegeleda sellega. No miks sa ikka veel tegeled? Ma niimoodi provotseerivalt esitan sellise küsimuse, millele, ma ei tea, sa ise oled kindlasti mõelnud, aga mis see vastus on? Oled sa vastuse välja mõelnud? No vastus on see, et tegelikult jalgpall on ju selline tegevus lihtsalt, mis on niivõrd südamelähedane ja mulle nii väga meeldib seda teha ja mind siis jalgpallurina ümbritsevad sellised inimesed ka, kes mind väga hoiavad, et on meeskond ja on fännid ja klubitöötajad, kes väga ootavad, et ma tuleksin tagasi ja ei lõpetaks seda ära. Ja sellepärast ongi sellist otsust ülikeeruline teha. Esimese ristatsideme vigastuse taastusperiood oli küll selline, kus väga pikalt oli väga raske vaimselt ja ma isegi enam väga hästi ei mäleta seda, sest et olen lihtsalt selle valu ära unustanud, et mitte seda endaga kaasas tassida. Aga minu kaaslane ütles ka, et pärast seda vigastust ma olen muutunud. Et ma arvan, et see on loogiline, et selline aastapikkune vigastus lihtsalt muudab inimest. Sa olid siis 20-aastane? 19, aga saamas 20, jah. Mille poolest see sind siis eelkõige muutnud on, kui sa niimoodi kõrvalt kuulnud oled kaaslaselt ja teistelt? No võib-olla selliseks, et ei ole nii rõõmus kogu aeg, et lihtsalt mingisugune hirm nagu on kaasas ja jah, ei ole nagu sellist lapselikku rõõmu, mis varem oli. Ja nagu ma enne ütlesin, siis ma olen selle suuresti juba ära unustanud ja mind võib-olla mõjutavad rohkem need vigastused, mis on juhtunud hiljuti. Ehk see nii-öelda, see on see asi, mida sinust näevad kõrval olevad inimesed, aga nagu sa ütlesid, siis sul on ka teine täpselt sama vigastus olnud, aga lihtsalt paar aastat hiljem, kuidas see siis mõjus veel, kui see esimene juba sellised mõjus, mis selle teisega siis veel sai? No see teine oli isegi hullem, et see juhtus sellisel hetkel, kus minu ees oli selline võimalus, mida mul mis mul varem ei olnud nagu avanenud, et mind ootas ees hooaeg, kus ma oleks mänginud klubis põhirolli ja ma olin seda oodanud terve oma karjääri, et kõik varasemad aastad olid minu ees teised mängijad, kes olid alati treeneri valiku poolest siis põhikoosseisus ja mul olid selleks hooajaks suured ootused ja mul oli plaanis pühenduda jalgpallile siis alates nagu suvest täielikult, kui mul siis ülikool oleks ära lõppenud. Ja seda valusam see oli, et kui see juhtus,
see juhtus teises hooaja ettevalmistusmängus Lätis. Ja siis ma nagu tundsin kohe ja sain aru ka, et see juhtus. Ja kui ma selle reisi lõpuni veel nagu hoidsin enda tundeid nagu kontrolli all, et meeskonna ees mitte nagu neid välja näidata, siis kui ma koju sõitsin ja koju jõudsin, siis oli selline tunne, nagu maailm variseks kokku ja nagu täielik paanika oli ja kõik need tunded nagu tulid korraga nagu välja. Ja ma ütlekski, et see nagu on kõige ekstreemsem kogemus, mis mul on olnud, et see oli nagu täielik mental breakdown. Ja mis siis pärast seda nagu oli, et siis nagu tuli selline väga pikk ja masendav ja raske periood, et mul oli vaja hakata ise tegelema nende visiitidega ja operatsiooni planeerimisega. Ja sellel hetkel kahjuks klubi mind toetada ei saanud ja mul oli vaja ise leida kõik need finantsilised summad selle jaoks. Ja kuigi mul endal ei olnud seda, siis õnneks mu kaaslasel oli ja ta oli nõus siis maksma nende operatsioonide või selle operatsiooni eest, et ma siis saaksin terveks. Ja samal ajal mul oli veel ülikool pooleli, oli viimane aasta ja oli vaja veel viimased ained ära teha ja lõputöö. Ja see oli väga raske, sellepärast et ma tundsin, et ma olen täiesti väärtusetu, et see karjäär, mis mul olnud on nagu läbi kukkunud, et ma lihtsalt saan kogu aeg vigastada ja siis oligi see, et mul nagu ei olnud enam identiteeti, et kui varasemalt ma tundsin ennast kui jalgpallurit, siis pärast seda ma tundsin ennast kui lihtsalt tühi koht. Ja see periood kestis mitmeid kuid, aga õnneks mul ikkagist õnnestus ülikool lõpetada ja siis suveks nagu sain enam-vähem jalad alla. Kummast klubist me räägime praegu siis, nii-öelda see operatsiooniraha kokkusaamisel, kummast klubist me räägime? Kuressaarest. Kas sel hetkel, kui sa said aru, et nii-öelda sa ütlesid, et sa tunned ennast nagu tühi koht, et asi, mida sa oled üles ehitanud tegelikult üle 10-15 aasta, et seda ühel hetkel lihtsalt ei pruugi enam sellisel kujul olla, siis mis olid need nii-öelda, ma ei taha nii öelda, aga kõige mustemad mõtted, mis sul peast läbi käisid, olid need seotud jalgpalliga või kandusid need kaugemale ka? No selles suhtes, et ma mõtlesin kohe, kui see teist korda juhtus, et nüüd on selle jalgpalliga kõik. Ja sealt edasi oligi nagu see pikk periood, kus mul oli väga raske, et esimesed 6 nädalat pärast seda operatsiooni ma pidin kõndima karkude peal üldse.
ja siis pool aastat ma ei tohtinud joosta, et ehk siis nagu hüppega selle jala peale maanduda. Ja noh, eks neid kõige tumedamaid mõtteid, ma arvan, ei tahaks nagu öelda, aga ilusad nagu need ei ole küll. Millised olid need nii-öelda suhtlused klubiga tol ajal, kui sisuliselt sa saad tööd tehes vigastada, aga seda abi ei tule sealt, kust seda abi peaks ilmselgelt tulema? Ja me võime mõista seda, et raha on vähe Eesti jalgpallis, aga see ei ole ju kainele mõistusele okei. Jaa, ma olen täiesti nõus ja suhtlusklubiga oli ja ma selles suhtes nagu mõistan neid, et kui neil pole raha, siis neil pole ka seda mulle anda, aga sellel hetkel oli vaja see operatsioon ära teha ja lihtsalt kuskilt see raha leida ja siis pidimegi ise nagu selle raha kokku saama ja niimoodi see läks ja ega rohkem ma selle peale väga palju ei mõelnud, et keskendusin lihtsalt iseenda peale ja kooli lõpetamise peale. Ühesõnaga, see juhtus hooajalses mängus, aga mis ajani see siis kestis, see nii-öelda must auk, mida sa kirjeldasid? No see juhtus jaanuari lõpus, siis veebruari lõpupoole oli mul operatsioon, siis terve veebruari lõppu ja märtsikuu ma olin karkude peal, siis sain hakata kõndima ja ega mul suvel nagu väga palju paremaks ei läinud, et ma tegin küll kodus lastele jalgpallitrenne, mis natukene tekitas minus tunnet, et ma teen midagi ja ma olen midagi väärt. Aga see peamine nagu muutus tekkis sügisel, kui ma võtsin vastu pakkumise õpetaja kohale ja läksin siis ülikooli ka kehakultuuri magistrit õppima. Et siis nagu läks nagu märgatavalt paremaks, et oli jälle palju tegevust ja uued põnevad väljakutsed ja siis juba oli ka see vaimne tervis nagu läks märksa paremaks. Kas sa said sellel ajal, mida sa praegu kirjeldasid, füüsilist arstiabi sa ei saanud, aga kas sa said psühholoogilist abi, kas sulle võimaldati seda? Mingite spetsialistide juures ma ei käinud, kuigi kindlasti oleks vaja olnud küll. Aga lähedased küll toetasid, et ilmselt kui lähedaste tuge nagu ei oleks olnud, et siis võib-olla ei oleks üldse siin. Et jah, see lihtsalt, kui nagu mingeid asju juhtub mitu korda, siis isegi nagu raske kirjeldada, kui raske see nagu on. Kas sulle tundub, et Eesti jalgpallis ignoreeritakse probleemi, mis käib sellega tegelikult ju vahetult alati kaasas? Alati on mängijaid, kes on vigastatud, alati on inimesi, kes vajavad abi. Tundub sulle, et natukene seda probleemi ignoreeritakse? Kui ma mõtlen oma kaasvõitlejate peale, siis natukene küll. Ja tulevad nagu mängu jällegi need nagu rahalised probleemid. Et on mängijaid, kes on samas
samas paadis minuga, et klubi ei ole saanud toetada nende operatsiooni, siis mis on juhtunud mängus. Ja siis ongi mängija pidanud ise leidma selle summa kokku. Ja on ka üks mängija, kellel klubi nagu maksis selle kinni, aga kuna tal juhtus see hooaja lõpus, siis järgmise hooaja lepingut ta ei saanud ja on töötu ja siis siiamaani. jah, ja siis peab taastuma sellest, et väga raske olukord, kus olla mängijana, et see on sinu töökoht olnud ja juhtub selline õnnetus, millest taastumine võtab 9 kuud aega ja sa oled siis oled vigane ja töötu. See on täiesti uskumatu. Ma mõtlen selle peale ja see nagu selles suhtes ei mahu pähe, et kui jalgpalluri töö on ju täpselt samasugune töö nagu mis tahes teine, aga kas seda ei ole siis lepingus määratletud, et milline see nii-öelda toetus nii-öelda tööõnnetuste korral peaks olema või on see lepingus kirjas mängijatel või ei ole? No seal mingid asjad on kirjas küll, aga näiteks lepingus on kirjas, et kui mängijaga juhtub õnnetus, siis klubi katab need kulud. Ja on veel see kirjas, et iga mängija on klubi poolt kindlustatud ja kui siis mingi õnnetus juhtub ja selle eest saadakse hüvitis, siis selle saab klubi. Aga selle vigastuse puhul, nagu ristatsideme rebend, kindlustus vähemalt minu puhul ei saanud seda toetada, kuna Tervisekassa kaudu saab samuti sellele operatsioonile minna, aga selle kaudu minnes on järjekorrad väga pikad. Et siis minu variant oleks olnud selline, et ma ootan oma katkise põlvega siis 3 kuud ja alles siis nagu saan operatsioonile minna. Ja minu jaoks sellel hetkel parem valik oli see, et ma siis maksan ise selle kinni. Tead, see on see Eesti jalgpallis tavaline probleem selles suhtes, et sa tõid ühe näite ühest mängijast, aga ma pean silmas just seda, et on see nii-öelda läbiv asi, mis kerkib mingi aja tagant uuesti esile, et mängija saab vigastada ja klubi nii-öelda peseb käed puhtaks, et me ei saa ju midagi teha, meil ei ole raha. Tead sa veel selliseid juhtumeid? Rohkem mul praegu meelde ei tule, aga eks see on ikkagist loogiline, et kui raha pole, siis ükskõik kui palju need inimesed, kes seal klubis on, ükskõik kui palju nad tahavad sind tegelikult aidata, siis ikkagist nende käed on seotud ja nad ei saa ju oma taskust seda raha hakata maksma, et see on kahjuks selline olukord, mida võib tulla ette ja mida on kindlasti ette tulnud lisaks nendele näidetele, mis ma välja tõin. See on ikkagi selles mõttes täiesti nagu sürreaalne olukord, et me räägime sellest, kuidas meil on nii-öelda profiliiga, meil on profivõistkonnad, aga see asi on ikkagi endiselt sedavõrd habras, et meil ei ole reaalselt raha maksta mängijate nii-öelda ravi eest, mis on nagu nii põhimõtteliselt nende töökohale sisse kirjutatud. Ja sellest on loomulikult kahju, aga see on selle olukorra praegune seis.
tunned sa üldiselt, et Eesti jalgpallis võiks rääkida rohkem sellest, kui mängijatel on vaimselt raske? No pean silmas seda, et üks asi on see, et võimaldatakse psühholoogi juures käia, aga võib-olla on seal ka sellist, ma ei tea, kui palju sul endal, aga võib-olla ka sellist Eesti mehe natukene järrapäisust, et mina küll kuhugi ei lähe, et see on ju siis, kui sul ikka midagi nagu väga viga on, nii-öelda iganenud hoiak, aga see on endiselt meie keskel. No see on selline, ma ütleks tabu küll, millest tänapäeval ikka veel nagu võib-olla ei taheta rääkida, aga nagu ma ütleks seda, et see võimalus minna psühholoogi juurde võiks olla küll igal klubi mängijal, kuid vähemalt meil klubis seda pole ja nagu teiste mängijate poole või treeneri poole pöördumine, see võimalus on, aga ma ise vähemalt ei tunne, et see oleks nagu selline turvaline koht. Selles mõttes kõlab järsult, aga sa ei ole spetsialist. Ja nagu see ei oleks küll esimene valik, kellelt minna nagu küsima abi ja nagu avada enda sisemaailm. Et võiks olla küll selliseid spetsialiste rohkem ja võiks olla see teenus siis kättesaadav kõikidele mängijatele. Hüppame korraks üldiselt sinna sinu jalgpallilise maailma juurde tagasi selle keskele, milles sa 20 aastat elanud oled. On sul sellest ajast mingisugused sellised kahetsused, ka asjad, mida sa tunned, et sa oleksid saanud ise rohkem teha või mingeid asju vältida, et neid traumasid ei oleks tekkinud või on see olnud lihtsalt paratamatus? No võib-olla selleks, et neid ära hoida, oleks pidanud mängima niimoodi, et hoian ennast rohkem tagasi. Aga sellega sa jälle kaotad nagu sellist agressiivsust ja kaotad ka seda võimalust see olukord enda kasuks pöörata. Et ma olen selline hingega mängija, kes on valmis nagu võitlema ja kahjuks see on mulle kätte maksnud ikka väga, väga mitmes olukorras. Olid sa enne seda, kui see teine ristati vigastus tuli, olid sa teadlik, et on õhus variant, et sa pead selle ravimise eest ise maksma? Kui see juhtus, ega ma kohe nagu selle peale ei mõelnud, et siis ikkagist olid kõigepealt need mõtted, et see juhtus jälle ja ma selle rahalise poole peale esimesena kindlasti ei mõelnud, aga eks see nagu selgus päris kiiresti, et ma nagu sain aru, et on vaja minna ja kui ma klubi töötajatega suhtlesin ja aru sain, et kahjuks neid rahalisi variante nagu pole, siis oli vaja hakata mõtlema küll, et kust nüüd saada ja ega väga ei tahtnud mingit sellist suurt nagu raha küsimist nagu teha, et ja siis saimegi kahekesi nagu sellega hakkama. Palju see maksab? Palju maksab põlveristatisideme operatsioon? No operatsioon ise maksis 2850, aga sellele eelnesid 2 visiiti, mis läksid 130 eurot
ja siis veel MRT, mis oli 330 €. See on Eesti jalgpalluri jaoks hea mitme kuu palk. Ja sellele operatsioonile järgnes veel sellise seadme nagu Game Ready laenutamine umbes 2 nädalaks, mis maksis umbes 150 €. Ja see hetk oli veel selline ka, kus oli just olnud see üleminekuperiood ja jalgpalluritel see leping lõpeb tavaliselt novembrikuus ära, siis sellest ajast palka ei saa ja kuna need operatsiooni kulud oli vaja maksta veebruaris, siis seda esimest palka ei ole veel saanud kätte ka. See talvine periood on üpris raske rahaliselt küll, jah. Ehk siis see on ka nii-öelda tavaline praktika, ma saan aru, et jalgpalluritega sõlmitakse lepingud mitte aastaks, sisuliselt me räägime küll aastasest lepingust, aga reaalselt ütleme paar nädalat enne hooaja algust võib-olla paned paberile allkirja alla, see tähendabki, et sa saad palka märtsist kuni novembrini, ehk sisuliselt sul on talvel 3 kuud, kus jalgpallur palka ei saa, kui tal ei ole just pikemat kui 1 aastast lepingut. Jah, täpselt. Ja see on täiesti tavaline? See on tavaline, jah. Selle kõrval ma saan aru, õpetajaamet on selline mõnus värskendus ilmselt. Jaa, et see tõesti nagu aitab seda sissetulekut stabiilsemana hoida ja sellest on tõesti palju abi. Kus sa töötad, mida sa õpetad, millega sa tegeled? Ma olen Lodijärve koolis, olen liikumisõpetaja. Ehk siis maakeeli öeldes kehaline kasvatus ja see on siis Harjumaal üks selline väiksem kool, ma saan aru. Jaa, et me oleme Kloogal selline kool, kus õpib umbes 120 õpilast ja mulle väga meeldib seal, et see on mõnus koht, kus on palju loodust ümber, seal on suur järv ja see on ka selline mõnus väike kool, kus ei ole liiga palju inimesi. Ometi, kui me vestlust alustasime, siis sa ütlesid, et loodetavasti tuleb profileping veel mõnest jalgpalliklubist. Mis sind nii-öelda kallutab see hetkel sinu mõtted pigem jalgpalli või siis nii-öelda õpetajatöö poole, sest et sul tõesti ma võin ka kuulajatele kinnitada, et kui Otto mainis või hakkas oma tööst rääkima, siis suunurgad läksid taas ülespoole. Jaa, õnneks vähemalt Kuressaare treeningutega see õpetajatöö ja profimäng ja sobituvad. Et praegu ma olen terve pre-seasoni kaasa teinud ja ongi niimoodi, et hommikuti sõidan tööle ja pärast tööpäeva siis sõidan otse trenni. See ei ole küll lihtne ja väsitab päris korralikult, aga ma saan sellega hakkama ja selliseid mängijaid on veel, kes töötavad ja tulevad pärast seda trenni. On sul see plaan B kogu aeg nii-öelda kuklas olemas olnud, teadsid sa juba varem, et ütleme, ma ei tea, teismelise eas, et kui jalgpalliga on kas natukene kahtlasem aeg või siis oli see nii-öelda vältimatu lahendus, et sa lähed ülikooli ja omandad selle kraadi ja mingisuguse teise nii-öelda eriala veel lisaks kõrvale? Ma selle peale ei mõelnud, et äkki see jalgpalluri karjäär nagu võib järsku lõppeda või ma peaksin selle ära lõpetama, aga ma olen selline inimene, kellel on raske midagi mitte teha ja mängijana on suur osa päevast ikkagist vaba ja tekib minu sees selline surve seda sisustada millegagi. Ja siis oligi, et
mingi periood ma töötasin lisaks, siis ma tundsin, et selline füüsiline töö ja jalgpall väga hästi ei sobi koos, siis ma lõpetasin selle ära ja selle asemel siis läksin ülikooli. Kehakultuur, ma saan aru, oli väga loogiline valik aktiivse eluviisiga inimesele. Just, et ega mul muid mõtteid küll ei tulnud, mida ma võiks veel õppima minna. Aga enne seda, nagu sa juba ka põgusalt mainisid, tegid füüsilist tööd, selles mõttes see aktiivne eluviis on sinuga ikkagi väiksest peale kaasas käinud, kirjeldasid siin erinevaid selliseid pättusi ja asju, mida sa lapsena tegid, aga ettevõtja oled samuti olnud siis enne profijalgpalluriks saamist. Jaa, et seda tööd ma olen tegelikult lapsest saati teinud ja sellest kujuneski siis välja lõpuks siis midagi sellist, mille jaoks oli vaja ettevõtte teha, et ma soojal perioodil siis pakkusin muruniitmisteenust ja hekkide lõikust ja kõiksuguseid hoovitöid, et mul oli kliente päris palju ja tööd oli iga nädalaselt ja ma siis tegin seda nii jalkatrennide kõrvalt kui ka siis keskkooli kõrvalt. Ja väga rasked perioodid olid siis maikuu ja september ja oktoober, kus siis need 3 asja korraga nagu olid. Et jah, juba siis nagu tegin mitut asja korraga. Kust see aktiivne külg sul tulnud on? On see kodust tulnud, ma ei tea, vanemate julgustus, tihti ikkagi vanemad kujundavad meid, õed-vennad, kust see tuleb, et sa nende paljude asjadega niimoodi korraga võtsid ja tegelesid? Ma arvan jah, et kodust, et minu suur eeskuju oli minu isa või on siiamaani, kes täpselt samamoodi tegeleb mitme asjaga korraga ja ei suuda nagu lihtsalt niisama paigal istuda. Kas, kui nüüd rääkida sellest, neid üleminekuid sa oled pidanud päris palju tegema, ma ei pea siis jalgpallilisi üleminekuid silmas, aga erinevate elualade vahel ja siis nüüd eelmisel sügisel ka ikkagi võib vist nimetada selliseks üleminekuks jalgpalluritööst õpetaja rolli. Selle nii-öelda sujuvalt üleminekuga sa oled harjunud või kuidas sellega? No kas just see nagu väga sujuv on, aga sellised üleminekud on jah, selliseid on ette tulnud ja olen lihtsalt proovinud sellega võimalikult kiiresti kohaneda ja hakkama saada. Ja ma ütleks seda, et igal juhul sellised üleminekud mõjuvad arengule hästi, et jah. Kui palju sa tunned, et sinu varasem kogemus, ma siis pean silmas just seda jalgpalluri oma, aitab praegu sul mõista neid noori inimesi, keda sa kujundad oma igapäevatöös? Vot sellega on, sellega on niimoodi, et need õpilased, kes on koolis, nad ei ole sellised tavalised trenni lapsed, kes on väga motiveeritud ja teevad kõike, mida sa neilt palud esimesel korral. Et nendega päris samasugust lähenemist kasutada ei saa ja siis ma olengi pidanud leidma meetodeid, mis seal töötavad. On see silmasära ja lapselik rõõm natukene selle poole aastaga nüüd tagasi tulnud? Vahepeal küll, et näiteks andes tunde väiksematele klassidele, kus on sellised õpilased, kes on väga särasilmsed, et siis tuleb see küll tagasi ja siis on küll väga tore seda tundi teha. Kas hetkel sa tunned,
tunned sa ennast neis mingitel momentidel ära ka just selles mõttes, et tuleb meelde hetk, ma võin enda näitel tuua iga kord, kui ma sõidan omal näiteks kodukandi staadionist mööda ja näen seal lapsi jalgpalli mängimas, siis mul tekib natukene selline tunne, et kõik need nii-öelda mälupildid tulevad silme ette tagasi. On sul ka natukene sama efekti? No võib-olla mõne asjaga küll, et seal koolis on selliseid õpilasi küll, kes on väga püüdlikud ja tahavad võita ja tahavad endast kõik anda. Et selles suhtes tunnen küll. Mida sa lõpetuseks ütleksid nendele mängijatele? Mul on, kui ma olen nii-öelda küsimusi kirja panin, siis ma panin kirja noortele mängijatele, aga tegelikult need ei pea olema ilmtingimata noored mängijad. Aga sa rääkisid sellest, kuidas seda psühholoogilist abi ei ole võib-olla nii lihtne kätte saada ja tegelikult me võime selle hetkel laiendada mis tahes abi peale just jalgpallurite puhul. Mida sa soovitaksid mängijatele, kes tunnevad, et nad on jäänud üksinda oma mingisuguste murede ja probleemidega? No ma ütleksin seda, et kindlasti oleks vaja leida keegi, kellele nagu saaks vahepeal rääkida ja kes ei hakkaks kohe sinu probleemidele hinnanguid andma. Et sellest on juba palju abi, kui sa saad sellest kellelegi lihtsalt rääkida. Ja vähemalt minu puhul väga tähtis on see, et ma elaksin neid emotsioone läbi, et ma ei peaks neid suruma alla, sest ma kardan, et kui ma neid alla surun, siis need võivad lihtsalt mingi hetk hakata ise üles tulema ja ei tahaks nagu sellisesse olukorda sattuda. Aga kui keegi, kes kuulab, on samasuguses olukorras, siis kindlasti ma mõistan, milles te olete ja need situatsioonid võivad tunduda kui lõpmatu raske periood, aga tegelikult mida aeg edasi, seda paremaks see tegelikult läheb ja meie kehad taastuvad. Et tuleb lihtsalt vahepeal elada päev korraga ja lihtsalt oodata, kuni paremaks läheb. Ma tean, et sul ei olnud täna siin lihtne nendest teemadest rääkida ja ilmselt need nii-öelda asjad, kui sa pead neid uuesti meelde tuletama, siis need teevad haiget mitte ainult täna, mitte ainult homme, vaid veel pikemat aega. Ma olen väga-väga tänulik ja ma olen kindel, et ka kuulajad on väga-väga tänulikud, et sa olid valmis jagama seda, millest sa ise läbi tulid. Suur aitäh, Otto! Palun! Ja teiega, head kuulajad, teile ka aitäh loomulikult, et kuulasite ja tõesti paneme kõigile noortele, nii jalgpalluritele kui ka teistele sportlastele südamele, et abi otsimine on okei ja Otto noogutab ka teisel pool lauda, nii et see on kindlasti asi, mida ei tohiks karta. Selline oli seekordne 3. poolaeg. Suur aitäh kuulamast ja kohtumiseni juba järgmistes osades. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja. Siljevits endardus. Ja piira pääseb löögi! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg.